ma raiskasin seal 20 minutit, et 3 eurot ja aga muresid rohkem kui asi väärt on. Salaja öeldes siis paar väikest rikkumist ja me oleme kohal. Sellepärast, et muul ajal ma näen täiesti mõttetu. Ikkagi koefitsient mängib rolli. Nii et tervist sõbrad, olen Kristo ja räägiks küll oma tegevustest taksonduses, aga sõbrad, viimasel ajal, viimaste videode all on tekkinud üks kommentaar, kus mul palutakse sõita foodi. Ja sõbrad, täna meil, mis meil on? Teisipäeva varahommik, kell on 2 öösel. Miks just 2 öösel? Sellepärast, et muul ajal ma näen täiesti mõttetu või täiesti pointless on sõita foodi. Praegu seisuga peaks olema koefitsient 1,4, aga ma ei tea, kui palju siin tellimus tuleb. Nii et lähme vaatame ja täidame ühe subscriberi soovi, et ma sõidaksin foodi. Vaatame, mis siis sealt ka on võimalik teenida. No nii, oleme me täiesti kesklinnas, kes teab, see on Olerex ja no proovime, alustame tööd, vaatame, mis siin siis võib meil juhtuda. Lisaks, sõbrad, ma sõidan ka tõenäoliselt ikkagi Uberit ja Comforti, et kuidagi lahjendada seda teemat või siis proovida teenida natuke rohkem. Näete, esimene tellimus päris pikalt 7 eurot, ma arvan, et võib selle vastu võtta, et ikkagi koefitsient mängib rolli. Nii et läheme viime esimese toidu ära inimesele ja teenime oma esimesed rahad. Ja no see ongi see näide sellest, et 3.14 on summa. No lähme teeme ära. Põhimõtteliselt siia samma on vaja tuua tagasi, olen praegu siin, mis ta on siis kino juures, foorumi juures. Jah, kinofoorum. No lähme toome siis, mis seal ikka, sinu jaoks ju teeme seda videot, nii et lähme vaatame, mis seal head saab süüa. Ja kurat, ja just, okei, paneme selle kinni. No nii, viisime ära selle tellimuse, aga klient ei tulnud vastu, ei vastanud, tõime siia hotelli. Ma ei tea, kes teab, peaks olema City hotell. Klient vastu ei võtnud, mis sa teed sellises olukorras? Jätsin receptionisse, saatsin sõnumi kontaktile, nii et ma loodan, et ta saab ikkagi oma toidu kätte. Nii et 3 eurot ja aga muresid rohkem kui asi väärt on. Aga pole midagi, vaikselt siin jätkame oma tegevust. No selliseid tellimusi võib vedada, et vähemalt üks kiire tellimus ja suuremad rahad kätte. Sellel on pointi, et nii nagu mul enne siin oli 2.50, no mina ei näe absoluutselt mitte mingit pointi sellel. Nii et lähme, see ei ole üldse kaugel. Seal pool asub see pizza, kui me siit otse vaatame. Nii et vaikselt öeldes või salaja öeldes siis paar väikest rikkumist ja me oleme kohal. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. Oot, miks on food veel üks mõttetu asi? Ma raiskasin seal 20 minutit, et selle toidu lõpuks kätte saada. Ja nüüd ma alles lähen viima seda toitu. 20 minutit, et teenida 6 eurot. Ja ootamisega, seal oli -8 minutit oli see, ütleme niimoodi, toidu valmistamise hilinemine. 8 minutit ja muidugi keegi ei maksa mulle seda kinni. Või äkki makstakse 6.11 oli summa, nii et lõpus vaatame, palju see siis meile maksma läheb.
vaatame siis, 6.11 oli lubatud. Nii, viisime kohale. Ja huvitav, kas ootamise eest on pappi visatud või ei ole, hetkel on 0. Ma arvan, et seda tuleb mõne aja pärast vaadata. Ehk siis kas selgub, kas on mõtet oodata või kui seal läheb venitamiseks, siis konkreetselt ära tühistada see tellimus ja võtta järgmine. 20 minutit oli raisatud sinna. Jah, kuidagi niimoodi. Ja võtke näpust. Sõnad tuleb tagasi võtta ja ootamise eest makstakse 8 minuti eest. Põhimõtteliselt niimoodi euro tuli juurde. Tegelikult pole paha. Nii et jätkame. No nii, päris huvitav tellimus. Põhimõtteliselt sõidame sinna ja võtame ja võib jala viia, see on kohe üle tee. Võib jala viia sinna tellimuse, nii et 2.75, aga jopt või mait 4 kilomeetrit ainult sõitu. Nii et lähme käime ära. Uskuge või mitte, aga selle tellimuse, mis me siin praegu saime, tõime sinna. Nii et inimesed elavad erinevates kohtades ja teevad tellimusi ka erinevates kohtades. 2.75 arvele ja me võime jätkata. Ma arvan, et seal majas käib üks korralik pidu. No nii, sõbrad, kell on juba 5 läbi tegelikult, aga lõpetasime juba 4. sõitmise ära, sest enam ühtegi tellimust ei tule. Ja siinsamas vanas heas showroomas on ma siis tegemas oma kokkuvõtet sellest, ütleme niimoodi, ettevõtmisest. Ja, olgem ausalt, reaalselt ma töötasin 2 tundi ja ütleme niimoodi, et see lubadus, mis Bolt Food annab reklaamis, vastab ikka tõele. Sõbrad, 2 tundi ja siis tulemuseks 20 euri. 20 euri. Muidugi, sellest tuleb kõik veel maha arvutada, ehk siis mis need kõik on, tulumaks ja kütus. Ehk siis kuskil, mis ta teeb siis 16-15 eurot, ma arvan, et teenisite 2 tunniga. Vot kuidagi sellised tulemused oma lubaduse ma täitsin, tegin selle lühikese küll, aga sellegi poolest video. Muidugi siin peab mainima seda, et see on ainult sellepärast, et koefitsient on 1,4. Kui seda ei oleks, summa oleks kindlasti teistsugune. Vot niimoodi, sõbrad, tegime praegu Bolt Foodi. Ma loodan, et meeldis, pange like. Kellele ei meeldinud, dislike. See aitab ka kaasa. Ja sõbrad, nagu ikka järgmise kohtumiseni.